Jätkame stuudiost Isamaa juhi Urmas Reinsaluga. Tere õhtust! Tere õhtust! Kui Kristen Michal pakuks teile täna valitsuses peaministri kohta, kas te läheksite? Küsimus ei ole ametikohtades. Küsimus on selles, et millist poliitikat aetakse. Ja Reformierakonna aetav poliitika on tegelikult mitu korda läbi kukkunud ja selle poliitilise juhtkonna liikmed on osutunud valelikeks Eesti rahva ees. Nii pärast 23. aasta valimisi, kui pandi kokku valitsus, ja nii ka 24. aasta suvel, kui Kristen Michal astus ametisse, samasuguse retoorika, samasuguste lubadustega. Ja täna ütlevad ka selle valitsuse senised 3 partei ministrid, kes osapooled olid, et see valitsus on läbi kukkunud. Nii et Isamaa vaates meil ei ole usaldust tõepoolest peaminister Kristen Michali suhtes ja ta ei oleks pidanud piirduma täna mitte ainult 4 sotsi ministri avaldustega, vaid oleks pidanud viima oma lahkumisavalduse Kadriorgu. Ja meil ei ole usaldust ka Reformierakonna aetava poliitika suhtes, sest võtan ühe näite sellest valelikust poliitikast, mida me täna kuulsime. Härra Michal kõneles eelmise aasta sügisel, et julgeolekumaks on ajutine. Täna me kuulsime, et see oli vale, et rahandusminister Ligi teatas, et julgeolekumaks kehtestatakse selleks, et see püsivalt kehtima. Ja peaminister ütles, et selle tasakaalustamiseks vähendatakse ka valitsemiskulusid. Riigikontrolli hinnang näitas, et ka see on osutunud valeks. Valitsemiskulud mitte ei vähene 123 miljonit eurot, vaid hoopis kasvavad sellel aastal 155 miljonit eurot. Ehk siis ma saan õigesti aru, et kuigi Reformierakond teid niimoodi päris meelitades kutsub või vähemalt avalikkuse kaudu, ma ei tea, on teil olnud kõnelusi omavahel ka? No, nad on väga üllatunud selle koha pealt, et see on Eesti poliitikas tavatu. Et tavaliselt on nõnda, nad arvavad, et Isamaa läheb joostes nende ministrikohtade nimel, et hakata pikendama ja legitimeerima seda Reformierakonna agendat, mis on sisuliselt ühiskonna jaoks läbi kukkunud. Aga vaadake, meie jaoks on väga oluline see põhimõte, et inimestel peab olema ka alternatiivi võimalus. Ja see võimalus, et on võimalik ka põhimõttelist muutust selle Reformierakonna läbikukkunud poliitikale. Ja seda me kehastame parlamendis paraku selles poliitilises erikaalus, milles me asetseme. Opositsioonis siis pakute inimestele head alternatiivi, aga kas te kavatsete kahese võimuliidu ettepanekuid toetada parlamendis? Neil on võrdlemisi napp ülekaal. No vaadake, mida nad praegu on lubanud? Nad on lubanud, et mõned oma üksikud maksuotsused pärast 26. aastat, nad hakkavad seda demonteerima. Samal ajal, kui üle miljardi euro täiendavat maksukoormust, mida sellel aastal Eesti inimeste õlgadel on asetanud Kristen Michal oma valitsuse poliitilise agendaga, see jääb kehtima. Tegelikult Eesti inimeste elukvaliteet ja ostujõud sellel aastal halveneb. Ja mis puudutab julgeoleku otsuseid, siis tõepoolest, ma olen avameelselt kritiseerinud, et valitsus on olnud liialt loid julgeoleku küsimustes ja loomulikult valitsus, olgu ta varasemad, saab alati arvestada Isamaa toetusele, mis puudutab nüüd julgeoleku küsimusi. Ja vaadake on huvitav paradoks, mida Reformierakonna poliitikud mul on öelnud, et miks nad praegu ka selle sotside väljaviskamise manöövri tegid. See oli tegelikult Isamaa poliitika surve, Eesti ühiskonna surve, et mingites sammudes siis niisugune oma poliitilise vastutuse eest päästmisoperatsioon läbi viia. Järelikult Isamaa on suuteline ka opositsioonis saavutama survet, mille tulemusena see valitsus annab taganemislahinguid. Ehk siis ma saan aru, et kõik, mis puudutab julgeolekut ja selle rahastamist, siis te olete valmis parlamendisaalis sellele napile enamusele oma poolt hääle ka andma? Vastupidi, meie oleme algatanud initsiatiive nendes küsimustes, mis on seni puudulikud olnud, aga valitsus on julgeoleku valas neid maha hääletanud ja ma kutsun üles valitsust sisuliselt viima ellu Kaitseväe juhataja sõjalised nõuanded. Vaadake, meil retoorikas on härra Michali valitsus kõnelenud vajadusest 1,6 miljardit eurot hankida. 2 aastat on raisatud Kaitseväe juhataja nõuande eiramisel ja tänaseks on üksnes üle 100 miljoni euro ainult viidud läbi hankeid ja see on tõsine praktiline tegemata jäänud. Räägime natukene kärpimisest ka. Kristina Kallas, kes siis valitsuserakonda või valitsusse jäi tema erakond, on öelnud, et ministeeriumid on õhukesed, aga riigiasutused, nemad elavad paremini ja sealt tuleks võtta 20%. Kuidas teie asjale lähemal seisev inimene ütlete, kas riigiasutustes on liiga palju õhku? Enesest mõistetavalt. Isamaa on teinud selle kohased ettepanekud 23. aastal, mille koalitsioon hääletas maha. Me tegime need 24. aastal, mille proua Kallas ja härra Michal valitsuse esindajatena hääletasid maha. Ja ma tuletan meelde, et täpselt samad lubadused andis see
võimul olevate meeste ja naiste seltskond ka eelmise aasta suvel, et valitsemiskulusid vähendatakse. Tegelikkus on olnud kardinaalselt vastupidine. Valitsemiskulusid on hoopis suurendatud, Riigikontrolli analüüs näitas 155 miljonit eurot. See on osutunud blufiks. Nii et sõnade erikaal võrreldes tegudega, sellel on väga kehv valuuta selle valitsuse, selle poliitilise juhtkonna pinnalt. Ja see, ma arvan, tekitab ühiskonnas usalduskriisi. Aitäh teile stuudiosse tulemast, Urmas Reinsalu.